innovatsiooniliidreid, võiks saada koht, kus on suur talent pool, ehk siis ongi võimekate inimeste arv suurem kui kuskil mujal ja selle arvelt nemad tahaksid sinna jätkuvalt investeerida. Et kui küsitletigi täpselt 70-80% seniste investorite arvas, et kindlasti võib investeerimist jätkama selleks, et kogusest kasvust kasu saada ja teistpidi kogusest ongi demograafilist dividendi lõigata. Ehk et nagu ma ütlesin, Indias inimesi ja üha enam haritumaid inimesi jagub rohkem. Ja nende haritud inimeste arv tegelikult on ka siiamaani, seda tagasi, see majanduskasv toimunud. Et kui me vaatame viimast 10 aastat, siis circa 6% aastas võiks öelda, mis on maailmas üks kiiremaid, on see SKP per capita ehk tegelikult mõttes ostujõud otseselt Indias kasvanud. Ja kogu mudel ongi selles olnud, et neil on olnud tänu oma rahvastikupüramiidile ja oma demograafiliste trendidele kogu aeg tööturule peatõmmas inimesi, kes võivad seda kulutaset alleks. Ja selle arvelt näiteks, kui Hiinast varem sai maailma vabrik, siis mingis mõttes Indiast sai selline teenuste tagatuba. Ehk et näitena nagu IT-teenuste valdkonnas, siis hakatigi sellest pihta, et üha rohkem globaalsed ettevõtted IT back-up-funktsioone või siis nagu tugifunktsioone ja viidi Indiasse üle, eks, suhteliselt tuntud lugu. Aga tuli see sellest, et seal omakorda oli piisavalt palju inimesi, kes seda tööd suutsid teha. Nii oma oskuste poolest piisavalt kui ka arvuliselt piisavalt ja samas siis madalate kuludega, ehk siis tööjõukulud olid madalad. Nüüd, kuna erinevalt Hiinast, kes on üha peagi vananema hakkamas, Indias jätkuvalt rahvastikutrendid on soosivad, siis mingis mõttes, et see ka annab seda kindlust ja lootust, et kogu see elatustasem kas võiks suhteliselt kiirelt jätkuda, et seal all lähimate aastate kohtades projektsioonid loodud ka. Aga me võiksime rääkida äkki sellest, et kui täna on India see ostujõud, ütleme 12. turg maailmas, siis lähima kümnendiga peagi võiks ta saada juba 4. kohale. Mis tähendab seda, et me võiksime rääkida sellest, et see 2025 on India turg suurem kui Saksamaa, keda meie oleme Eestis võib-olla harjunud selliseks väga suure turu etaloniks mingis mõttes pidama. Ja kui veel pikemalt pintsliga tõmmata või joonlauga tõmmata, siis projektsioone on olnud sellised, et India võiks olla Hiina järel teine, võiks olla Hiina USA järel kolmas. On ka nüüd suhteliselt hiljutine prognoos sellest, et miks mitte 2050 India võiks olla ka maailma suurim majandus. Need täpselt on joonlauga projektsioonid ja ütleme, tasub võtta, nagu ütlesin, terakuse kriitikaga, aga iva on selles, et just nimelt kõigi tänaste märkide põhjal India tugevalt on kasvamas ja üritabki täpselt seda Hiina või mingis mõttes nagu eeskuju korrata. Ja selle võrra ka, et kogu see innovatsioonidekaadi lootus on, et kui oleme Eestist võib-olla ka harjunud Indiast mõtlemisest nagu vaesest maast ja sellised pilte tänaval võib kohata veelgi, kus ongi tehakse sellist nagu püramiidi põhja äri, suhteliselt kitsastest tingimustest tehakse nutikat, üritatakse seda teenust pakkuda näiteks või nagu tooted teha või muud taolist, antud juhul siis habemit ajada keset tänavat. See ei ole tegelikult enam kogu reaalsus, kaugeltki mitte. Ehk et India on väga palju kaugemale jõudnud sellest, kuidas me tavaliselt oleme tast harjunud mõtlema. Tegelikult me räägime sellest, et täna on seal moodne äri väga-väga hooga kasvamas. Ja mis meil kõige sellega pihta võiks hakata, et minu mõtte kindlasti ei ole anda täna nagu lõplikku lahendust ja kogu listi, vaid et nagu ma ütlesin, et arengukonnas me üritame mingis mõttes täpselt järgida seda meetodit, et vaatame, kus on Indias endas turg kasvamas, millised trendid seda toetavad ja millised turuvõimalused loovad ja kas või mida, mis võiks olla Eestil või ka teistele ettevõtetele vastu pakkuda. Ja siin mõned näited sellisest mõttetööst ja selle mõtted tulemused tekkinud järeldustest. Et kõige suuremat äri tõenäoliselt on Indias oodata infrastruktuuri alal. Ja keeruline sõna, eesti keeles vist need on taristu, eks. Aga selleks, et majanduskasv kõik võimalikuks saaks, on prognoositud, et ütleme $1 trillion või peaks varsti pandama lähima kümnendi või rohkem, aga puhtalt infrastruktuuri arendusse, elektrivõrkude rajamisse, teede rajamisse, raudteede rajamisse, elamufondi rajamisse, ehk et just nimelt kogu selle nagu taristu ülesehitamise suur buum on tulemas. Mis see tähendab? See tähendab ühtpidi äri kõigile neile, kes seda rahastada suudavad, kõigile neile, kes suudavad sinna oma masinaid seadmeid pakkuda ja ütleme, loomulikult suhteliselt suures mahus pakkuda, aga sinna kõrvale jällegi nišivõimalusi jagub miks mitte ka meile. Et jällegi teeme meiegi masinaid seadmeid, teeme meiegi seda, et võib-olla suudame sealsete linnastumise probleemidele mõne nutika teenuse lahenduse pakkuda, miks mitte kas või ka IT abil. Et just nimelt infrastruktuur on see märksõna, kus tasuks enda võimalusi võib-olla nuputama hakata, sõltuvalt taas sellest, mis äris keegi on. Teine pool, ja see natuke infraga seotud, on keskkonnatehnoloogiate pool. Et
India majanduskasv on olnud suhteliselt ressursimahukas ja keskkonnamuresid kaasa toonud. Ja üha selgemalt on see, et jällegi see keskkonnamured ei saaks takistuseks, siis tegelikult nendega lahendamisega tegelema. Teistpidi, mida rikkamaks on majandus, seda rohkem, kui mingis mõttes on seda raha ja seda luksust võib-olla, et seda endale lubada. Et seega, kui vaadatakse ja võetakse erinevate sektorite kasvupotentsiaale sageli India kohta, siis keskkonnatehnoloogiad on üks, mis tuuakse ka väga palju välja, et taaskord masinad, seadmed, seotud teenused, seotud IT-lahendused, miks mitte, ei võiks olla nagu üks koht, kus enda ka Eesti võimalust otsima hakata. Muuseas, Arengufoondis järgmine teeme sel teemal konkreetsema seminari ka, et siis saate pärast nagu vaadata, mis mõtetele meie sellest jõudsime. Järgmisena, ja see on väga otseselt seotud asjaoluga, et just nimelt elanike sissetulekud on kasvamas. Et mida jõukam on elanikkond, seda rohkem tahab seda tarbida asju, mis võib-olla varem on luksuslikud, aga mis ongi heaoluga seotud. Ehk et siis kogu selline tervise ja heaolu toodete teenuste turg on väga tugevalt tärkamas. Eriti siis on see tarbijaks seesama keskklass, kes on kõige kiiremini kasvav segment rahvastikust täna ja homme. Ja võib-olla kaks erinevat sellest näidetavust, et tervise heaolu turg, mida see tähendab? See tähendab seda, et ta käiks rohkem haiglas ja ilusalongis, vaid põhimõtteliselt selle võimalused on biotehnoloogiast ühte otsapidi, kui miks mitte teiste otsapidi mõne näitena mööbli tootmiseni välja. Et funktsionaalne mööbel näiteks, miks mitte, vananevatele inimestele ja samuti inimestele, kes tahaksid teistsugust heaolu endale lubada. Nüüd veel üks killuke juurde, et Eestis me oleme liigrihüppest harjunud rääkima, seda oma edulooks pidama, et meie liigrihüppe on see, et me viisime interneti koolidesse. India liigrihüppe on see, et inimesed ostavad mobiiltelefone. Ja et kui mingis mõttes, et meie oleme uhked, meie etsime oma arengus vahele tšekiraamatute ajastu nagu panganduses, siis täna Indias on väga tugevalt juhtumas see, et jäetakse vahele arvuti ajastu, ütleme, laptopi või PC või desktopi ajastu ja minnakse kohe mobiilipõhiselt internetti kasutama. Ehk et sealne interneti revolutsioon on tegelikult täna mobiilirevolutsioon, mis omakorda tähendab mitte ainult turgu Nokiale ja teistele sellistele ettevõtetele, aga turgu ka ettevõtetele, kes suudavad mänge, teenuseid, telekomi lahendusi pakkuda. Et ühesõnaga, just nimelt IT-s kõige kuumem teema seal täna on selline ongi mobiiliga seotud lahenduste väljatöötamine ja nende Indiasse müümine. Ja minu mõte oligi see, et need on mõned näited, mida me ise oleme tunnetanud täpselt nende trendidest ka nagu Eesti nagu vastu hoidsedes. Meie üks hea India tuttav suurtööstur ütles seda, kokku saades, et tegelikult India on selles mõttes huvitav riik, et mis iganes probleemi sa suudad ette kujutada, seda Indiast kuskilt leiad. Ehk et teistpidi, et Indias on vaja kõik võimalikke lahendusi, mida keegi suudab pakkuda ja nutikalt pakkuda ja nendes ka siis areneva tehnoloogia ja meetodiga pakkuda. Ja seega küsimus on selles, et kas seda tahta otsida ja kus seda leida ja kuidas nüüd hakata selle järgi minema. Ja selleks mõned sellised kuldvaramukillud sellest, kuidas nagu välisturgudele minna, ma olen kokku kogunud. Et just nimelt selle mõttega ka, et siin ei ole juttu enam Indiast ainult, vaid kui üldse mõelda, et kuidas siin Aasia-turgudele minna, et tore küll, et võimalus on, aga kus pihta hakata. Mis üldse see edu toob? Et mõned mõtted siit võivad tunduda selles mõttes, mis ma kohe räägin, nagu liigi lihtsana ja banaalsena ja palju levitatuna. Aga nagu ma ütlen, et tegelikult on tegemist mõnes mõttes kuldvaramuga. Kus iganes turul pihta hakata, ja mõnel juhul eriti kehtib Aasias, siis need on need asjad, mida silmas pidada. Ja just nimelt, et kui hakata oma võimaluse otsima, siis kuidas neid reaalselt kasutada saaks. Et üks asi loomulikult on see, et ma arvan, et ka Bensi projektis võib olla seda kogenud, aga et asjad võtavad aega, kui te puudutavad nagu Aasia partneritega suhtlemist. Et ühelt poolt sellepärast, et sellised riigid on suuremad, keerukamad oma ülesehitused, võib-olla mõned riigid ka maha jäänumad, ehk et ja samuti ka ettevõtlus selle võrra nagu ütleme, pole niivõrd efektiivne kui meie oma, et partneritega tegelemine, kogu seda äri käima lükkamine kahtlemata on asi, mis nagu kannatust ja kannatlikkust. Aga teistpidi, seda saab võtta ka seal niipidi, et peab katsetama, eksperimenteerima, selleks valmis olema. Ehk et kui tahta näiteks turule minna, siis selleks, et oma toode, et üldse sinna saada ja siseneda suuta, oma toode vastavaks kohendada, peab olema valmis aega panustama, muidugi ka raha panustama, eks. Ja mis veel, küll aga selline positiivne, selline nagu tuluka tunneli lõpus on, et eriti India puhul näiteks, et samas kui turule saada, siis äri hakkab äri tootma. Ja mis ma sellega mõtlen on see, et kui juba nüüd jalgu ukse vahel on, siis arvestades kogu seda turu suurust, selle järel see potentsiaal ja võimalused on enam eksponentsiaalselt kasvamas. Ehk et sisse saamine võtab aega, selle järel tuleb ainult aga suuta kogu sellist tekkiv nõudlus ära teenida.
Nüüd, kuidas saada ja kuidas kogu sellega suhtelist kannatlikkust siis koguda, et ongi ammu teada tuntud asjad, kus need kogu seda kultuurikeskkonda teistsugust toimetamist üldse õppida, on mingis mõttes kohalikuks saamine. Et üks variant saaks ise koha peale minna ja enda ettevõtte filiaal teha, aga sageli tavaliselt sul otsitakse partnerid just selleks välja. Ja Aasia puhul, kui meil siin ka asjad võtavad aega, siis ka kohalik partner sageli kipub olema asendamatu sellepärast, et mitte lihtsalt on keegi, kelle toetada, et kohalikke tingimusi tundma õppida, vaid ka keegi soovitab jama lahendada, kui seda tarvis on. Aga see partneri valik loomulikult iseenesest pole lihtne ja mingis mõttes võib-olla edukaks saadki need, kes suudavad õige partneri leida, on sageli öeldud. Et ka siin selleks ei olegi ühtselt sellist kuldvõtmekest, et mis ära lahendaks, aga mis me ise oleme enda kogemusest vaatanud, pigem on oluline, ütleme, igat võimalikku partnerit mingi võrgustiku baasil testida, tema kohta tausta koguda ja vaadata, kuidas ta näiteks, mis on tema positsioon sellel turul, selles ühiskonnas, kas ta reaalselt suudab olla abiks ja ikka turul aidata, eks. Ja kuidas seda teha saab teistpidi, ikkagi tuleb ise koha peal olla, et luua võrgustikke, suhtlusvõrgustikke. Et nii, ütleme, ettevõttega, kes seal toimetavad, kui ka teistpidi, miks mitte ettevõttega, kellel on kogemus seal toimetamisest, kolleegid, konkurendid, olgu nad Eestist, olgu nad Soomest või Rootsist, mis tahes. Selle juurde muideks ka veel üks killuke, et ilmselt paljude Eesti ettevõtete jaoks konkreetne kanal Aasia turule ongi võib-olla selline partner, kellel oleks see allhanget teinud või kellel muidu koostööd tehtud, kas või Skandinaavias või Euroopas. Ehk et meie naabrid on väga agaralt täna Aasiasse pürgimas. Ja mitte ainult naabrid, vaid just nimelt senised partnerid. Et mis mingis mõttes tähendab seda, et meil on hea, kus nendega minna, ja teistpidi, aga mingis mõttes on ka, kui me ei lähe kaasa, et siis on oht, et äkki nad enam ei vaja meie teineid edaspidi. Ehk et natuke võib-olla lähen põhijutust kõrvale, aga see on kindlasti asi, mida silmas pidada, et just nimelt meil on võimalus, aga teistpidi ka selline ohukoht, et kui me ei suuda piisavalt Aasia suunal mõtlema hakata, räägin kogu Eesti majandusest, siis ka teistpidi meie senised partnerid jooksevad meist teist ära, pigem pöörduvad meist mõnevõrra eema.